Aga nende magneesiumi sümptomite koha pealt üks levinum, ma tükk aega mõtlesin, et võib-olla vaata, mida inimesed sageli ei seosta, et on need lihastõmblused, silmatikid. See oli see, mis me Lifecastis oli meie leivanumber. Põmm, stress, ärevus maha ja kohe need tikid kadusid ära. Täna teeb Riimek täpselt sama asi. Samamoodi need ärevus ja paanika hood. Inimesed tegelikult ei tea, et magneesium on üks nii-öelda see remondimehi, mis suudab selle nii-öelda ära teha. Samamoodi need uneprobleemid, öised ärkamised, need sundmõtted. Sest magneesium, kui sa oled üle ujutatud, ta ainult ei võta sult stressi ja 168+ seisundit ära, aga hirmude tekkimine magneesiumi puudus on otseselt seos. Et see oli nagu hästi huvitav nagu aru saada. Ja kui sa täna vaatadki, inimesed on Riimägi saanud ärevusest hirmudest lahti, mis nad hakkavad tegema, toimetama. Sest hirmud on need, mis toimuvad elus kõige rohkem tagasi. Kui sa kardad näiteks lennukiga lennata, no sa ei lähe. Kõik kui sa kardad esineda, siis sa ei lähe lihtsalt. Jah, täpselt. No või siis saadki seal väikse krambi või šoki või siis sa teed kuidagi läbi selle, surud selle läbi ja nii on ka võimalik foobiatestki lahti saada. Ja uneprobleemide koha pealt, mis ma võin täna öelda, meil lihtsalt nii räigelt referentsi. Esimene asi, mida inimesed ütlevad, on krambid kadunud Riimägiga ja siis nädala 2 jooksul näevad unekvaliteeti, eriti neil, kellel on ooraringid või need sõrmused. Seal on nagu nii hästi näha, et me siin Timo Porveliga, Priit Meieriga, nii palju inimesi, kes on öelnud, et sellest hetkest, kui ta hakkas Riimägi, sügav uni tõusis 30-40%. Päris hull. No aga kui uni on kogu alustala tegelikult, siis see mängib suurt projekti.